Tere Rait, mis me täna siis tegema hakkame? Tead, tulime täna siia Männiku karjääri Eesti üks kiiremaid paate siia testima või vaatama, et kui kiire miski paat on. Teema ei ole nagu ninast veri välja tõmmata, aga lihtsalt tahaks teada, sõidame kilomeetri ühte suunda, kilomeetri tagasi, keskmise tempoga ja lihtsalt vaadata, kuidas mingi paat mängib, liugleb, keerleb, et selline väike vallatu plaan täna. Väga hea, et lähme siis vee peale. Jaa, lähme proovime, lähme testime. Hopp! Hopp! No nii, lembid, kuidas oli selle väljamaa nimega paadiga sõita? Ütleme niimoodi, et kuna istmed on kõrged ja see iste niimoodi võdiseb ka veel natukene, siis alguses oli täitsa siukene ebakindel, et tunne oli, et kohe käime sisse. Pärast juba sai hakkama. Meil veel ma vist ees natuke noogutasin ka, panin paadi kõikuma. Jah, ja no ütleme niimoodi, et mida võiks kindlasti ka teha, et nende vahetuste ajal ei ole nagu mõtet punnitada seda hirmus kiiresti teha ja siis teha üks sitt tõmme. Et palju parem on tee see natukene aeglasemalt relax, aga sa saad järgmise tõmbe korralikult. Täis tõmbe siis? Jah, täpselt. Et see, kui sa kiiresti kuidagi kobamisi ta kätte said ja siis mingi plärtsu tegid, siis see edasi ei vii. Väga õige. Et see oleks niisugune väikene soovitus. Jaa, väga hea. Hopp! Hopp! Selle paadiga nüüd Keps näitas, et oli 0,2 kilomeetrit kiirem. Noh, minu arvamus on seal see, et see tuli sellest, et me ei pidanud stabiilsusega võitlema, vaid me saime tööd teha. See paat oli, ta võib-olla pikem, ta lõikab paremini, eks ole, seda vett ka, aga kindlasti oli stabiilsem, jäigem, et seal teisel paadil seal istmed kõikusid natuke. Siis pani siuke tunne oli, nagu paat oleks diagonaalist kogu aeg nagu keeraks kaasa või vees oleks vedel, et ja minu suureks üllatuseks, ma ütlen kõigepealt Haslega mul esimene sõit üldse ja minu suureks üllatuseks ta on mõnusalt madal, et sa saad veele hästi pihta ja ta eest on piisavalt kitsas, et sa saad kogu aeg otse tõmmata, et teinekord on mingisugused matkapaadid eest laiad ja siis sa peab pool küljega tõmbama või lööd käe ära, aga siin oli ops hea vahetada kätt ja ma olen tegelikult päris üllatunud, väga ei paatanud. Aga võtame siis järgmiseks ja järgmiseks on meil siis Akron. See on Rootsi toodang väidetavalt tootmisest maas ja ka päris madal, et loodame, et tuul ei tõuse, vette minema ei pea, laine üle pea käima ei hakka, et lähme proovime. No minu jaoks on see siis esimene kord sellise Akroniga sõita, et saame näha. Ja seal muidugi ma ütlen, et seal on iste, siuke sportiste juba, pole päris minu kannika jaoks voolitud, aga see 2 kilomeetrit vast kannatab ära, et see iste on minu jaoks ebamugav, et alguses, kui me selle ostsime, sõitsime, siis ma võtsin üldse istme ära, istusin ühe penopaki peal lihtsalt. Okei, no õnneks on vesi soe. No ma ei ole sellega veel kord arvestanud. Lähme vaatame, kas saab Akroniga. Hopp! Lembit, kuidas Rootsi toodanguga esimest korda sõita oli? No ütleme nii, et alguses pidi natukese kohendama, et tagumik on natukese liiga lai, ei mahu sinna taha ära, aga stabiilsuse poolest oli täiesti sükene üleelatav, et alguses siuke tunne oli küll, et on hirmsam, aga tegelikult ei olnud. Ja noh, tavalisest matkakanuust oli ta siis siledal veel kah pool kilomeetrit tunnis kiirem, et sellega saime siis 9,4, 9,5 kätte.
pane sinna vool ka juurde, et on täiesti Võhandul selline alla 10 tunni paat. Kohe kindlasti, jah. Muidugi tema miinuseks on see, et ta jah, natuke on esiots on liiga madal, ta ongi niisugune järve peal, tasase vee peal sõitmiseks vist, eks ole? No ütleme nii, et kindlasti kui sa ei sõida sellega nüüd lainetesse otse kümpi, vaid sõidad laine õla pealt sisekurvidest rohkem, siis ta ei rüüpa ka nii palju, aga noh, see eeldab ikkagi juba koha peal testimist. Ja. No aga selge, aga siis meil nüüd üks paat on veel jäänud. Ja sellel on selline ilus nimi nagu Tripper. Niisugune kelmikas, jah, et Tšehhi toodang vist, eks ole? Tšehhide toodang, jah, ja see Tripper on siis Võhandu maratoni esikümne paat, et tavaliselt esikümme kasutab seda ja sealt edasi hakkavad siis tulema igasugused muud imelikud paadid kanuude klassis. Ja lähme siis proovime sellega siin järve peal ära. Jaa, ma lihtsalt ütlen nii palju, et see Tšehhi toodang, Eesti suguhaigus, selle kaal on 17 või 18 kilo, et ta on nendest paatidest tüki maad kergem, et nüüd on head. Siin Lembit tõstab selle veerand käega üles. Ma igaks juhul ütlen, ta nii tugev ei ole, see ongi kerge paat. Aga ei, tugev mees on ikkagi sirgel käel hoida nagu kurat. Väga hea. Op. Op. No nii, kuule, siukse huvitava nimega paadiga sõit tehtud nüüd. Kuidas oli? No ütleme, et vana hea tunne on olemas, et 23. aastal sai sellisega Võhandu maratonil sõidetud ja oli väga meeldiv, et siin järve peal saime sellega keskmiseks 10 kilomeetrit tunnis, mis on igati mõnus tulemus ja arvestades, et paat on kerge, tunnetus oli ka hea, stabiilsus on täiesti okei, et paat on hea jäik ka, et ei ole kuidagi pidi vedel, et selles suhtes julgen soovitada. Järgmine valik on kindlasti matkapaadid ja matkapaatidest on meil siin ka üks punane täitsa olemas. Et kõik paadid sõitsid väga hästi ja soovin kõigile meeldivaid sõite vee peal. Kes kiiremini, kes aeglasemalt, peaasi, et omas tempos. Ja, peaasi, et naudid. Kõige tähtsam, et naudid sõitu. Täpselt nii. Okei.